Hormuzi väin on probleem mitte ainult maailmale, vaid eriti just Ukrainale. Venemaa püüab kasu lõigata nafta hinnatõusust tingitud ootamatust tulust ja Ukraina kavatseb selle vastu midagi ette võtta. Ja Putini jaoks läheb asi veel hullemaks. Ukraina võtab Ühendkuningriigi endaga kaasa. Isegi USA ei suuda uskuda, mida Ühendkuningriik ja Ukraina teevad, sest see, mis pidi Ukrainale meretee avama, hakkab nüüd avama Hormuzi väina. Miinijahtijaid valmistatakse ette. Tegelikult on neid 4 ja Ukraina ütleb, et on valmis need kasutusele võtma kohe, kui neid on vaja Hormuzi väina avamiseks ja mingigi normaalsuse taastamiseks ülemaailmses energiasektoris, mida Iraani konflikt on raputanud. Uudis tuli enne seda, kui Ukraina mereväe ohvitserid osalesid 22. aprillil rahvusvahelisel sõjalisel planeerimiskohtumisel, kus osales üle 30 riigi. Ukraina tegi väga selgeks, et on valmis aitama igal võimalikul viisil. Rääkides ajalehele The Times, selgitas üks anonüümne Ukraina allikas kõik ära. Allikas ütles, me oleme valmis pakkuma kõike. On 4 miinijahtijat, kõik Portsmouthis. Need ei saa Ukrainasse minna, sest esiteks oleksid nad sihtmärk number 1 ja teiseks Montreux konventsiooni tõttu, ütles allikas väljaandele. See annab sulle väikese vihje selle kohta, mis roll on Ühendkuningriigil selles kõiges. Mis puudutab Montreux konventsiooni, siis see annab Türgile õiguse piirata või keelata mis tahes riigi sõjalaevade sisenemist Mustale merele. Türgi kontrollib 2 väina, mis viivad sellesse olulisse merre, mis on olnud Ukraina sõja mereväeline lahinguväli. Ukraina ei saa saata oma miinitõrjelaevu Mustale merele, seega on ta valmis saatma need Hormuzi väina. Ja siin läheb asi tõsiseks. Laevad, mida Ukraina plaanib saata Pärsia lahte, on kõik spetsiaalselt ehitatud tegelema ühe peamise probleemiga, mida Iraan üritab selles veetees tekitada. Ja vähemalt ühel neist on kogemus just sellistes tingimustes tegutsemisel, milles tal tuleb tegutseda, kui ta saadetakse Ukraina lahe säästmise missioonile. Praegu on Ukrainal 4 miinijahtimislaeva, mida ta ei saa Mustale merele saata. 2 neist on Briti kuningliku mereväe Sandown-klassi miinijahtijad, mille Ühendkuningriik annetas Ukrainale 2023 aastal, et tugevdada Ukraina võimekust merel tegutseda. HMS Shoram ja HMS Grimsby hakkavad mängima olulist rolli Ukraina rannikukaitses, kui tema sõda Venemaaga on läbi. Aga praegu seisavad need sadamas ega tee eriti midagi. Ukraina ütleb, et on valmis seda muutma, kui ta jätkab oma pingutusi Hormuzi blokeeringu lõpetamiseks ja muutub tähtsaks tegijaks Pärsia lahes. Teised 2 laeva, mis Ukrainal on valmis, on UNS Melitopol ja UNS Mariupol, mille andsid Ukrainale üle Hollandi ja Belgia mereväed. Nagu 2 endist kuningliku mereväe laeva, ootavad ka need 2 alust sadamas võimalust osaleda mingisuguses tegevuses Hormuzi väinas. Eriti HMS Shoram on väga oodatud täiendus Hormuzi väina probleemi lahendusele. See on varemgi Lähis-Idas käinud. 2018. aastal alustas miinijahtija lõpuks 3 aastat kestnud missiooni Lähis-Idas, kus tema ülesandeks oli kaubalaevadele mereteede turvamine. HMS Shoram tegeleb sügavasse vette paigutatud miinidega, sest sellel on spetsiaalne sonar, mida saab laevakerest eraldada ja sügavale merre lasta. HMS Grimsby kuulub samasse miinijahtijate klassi, seega võime eeldada, et tal on samuti see võimekus olemas. Ja just siin hakkabki Ühendkuningriigi roll selles kõiges välja kujunema. Loomulikult on meil kõige ilmsem näide. 2 laeva, mida Ukraina plaanib lahte saata, pärinevad kuninglikust mereväest. Aga asi läheb palju sügavamale kui see. Mõlemad need laevad koos teiste Ukraina miinijahtijatega asuvad hetkel Ühendkuningriigi sadamates. UNS Melitopoli ja Mariupoli puhul on need alused aktiivselt mehitatud Ukraina meremeestega ning treenivad koos kuningliku mereväega, kuni ootavad oma lähetust Hormuzi väinas. Siin toimub koordineerimine. Ühendkuningriik ei andnud lihtsalt oma laevu Ukrainale, vaid veendub, et Ukraina suudaks neid kasutada. Nii et kui Ukraina on valmis saatma 4 miinijahtijat Hormuzi väina, ei tee ta tühja lubadusi. Ta teab, et need laevad ja nende meeskonnad on valmis. Ühendkuningriik on selle taganud. Lisaks Ühendkuningriigi osalusele toimuks Ukraina 4 miinijahtija lähetamine tõenäoliselt osana Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa ühisest pingutusest Hormuzi väina avamiseks. Just sellest 22. aprilli kohtumine räägibki. Üle 30 riigijuhid kohtusid, et arutada, milliseid sõjalisi ressursse nad saaksid Pärsia lahe piirkonda saata, et tagada Hormuzi väina taasavamist. Ükskõik milline missioon ka korraldatakse, see on rangelt rahumeelne ja mitte pealetungiv, on Suurbritannia peaminister Keir Starmer kinnitanud. 30 oli Ukraina esimene, kes teatas oma kavatsustest juba enne kohtumise toimumist. Ukraina soovib olla võtmetegija lahe kriisi lahendamisel, kuid Putini ja Venemaa jaoks seisneb tõeline probleem selles, et Ukraina mängib pikaajalist mängu. Hormuzi väina puhastamine kahjustab Venemaa sõjategevust. Jää meiega, et teada saada, miks.
kõigepealt on siin üks oluline märkus. Ukraina laevad koos Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhitud ühismissiooniga suunduvad Iraani poole alles siis, kui operatsioon Epic Fury lõpeb. Ei Ühendkuningriik ega Prantsusmaa soovi saata laevu Hormuzi väina, kui on tõenäoline, et Iraani sõda jätkub. Risk laevameeskondadele on liiga suur, sest nad satuksid sõjatsooni, mis tuleneb USA, Iisraeli ja Iraani vahelisest konfliktist. Lisaks tundub, et kõik asjaosalised riigid soovivad olla ettevaatlikud, et nende tegevust ei tõlgendataks nii, nagu nad toetaksid USA-d otseselt selle sõjas. Seega miinijahtijad ei välju enne, kui konflikt Iraanis on lõppenud. Mis puudutab seda, millal see juhtub, siis ütleme nii, et see on veel kõik lahtine. Algne vaherahu USA ja Iraani vahel pidi lõppema umbes samal ajal, kui Ukraina kohtus enam kui 30 riigiga, kes on valmis hoidma Hormuzi väina avatuna. See näib nüüd olevat muutunud. 21. aprillil teatas Reuters, et USA oli teatanud vaherahu tähtajatust pikendamisest, et anda USA-le ja Iraanile rohkem aega võimaliku rahuleppe läbirääkimisteks, mis võiks lõpetada operatsiooni eepiline raev. Probleem on nüüd selles, et rahuläbirääkimised ei paista tegelikult kuhugi liikuvat. 25. aprillil teatas PBS, et viimane USA ja Iraani vaheline läbirääkimiste voor näis olevat ebaõnnestunud. Iraani kõrgeim diplomaat on juba lahkunud Pakistanist, kus läbirääkimised toimusid, ning USA president Donald Trump on samuti väitnud, et ta on käskinud USA saadikutel mitte sõita Islamabadi. Trump on väitnud, et saadikute saatmine teistesse riikidesse on ajaraiskamine, kui kõik, mida Iraan tegema peab, on helistada. Iraani välisminister Abbas Araghchi on samuti vihjanud, et läbirääkimised ei lähe eriti hästi. Jagasin Iraani seisukohta toimiva raamistiku osas, mis lõpetaks sõja Iraani vastu jäädavalt. Pole veel näha, kas USA suhtub diplomaatiasse tõesti tõsiselt, ütles Araghchi sotsiaalmeedias. Praegu tundub tõenäolisem, et pommid hakkavad taas langema, kui see, et USA ja Iraan jõuavad mingisuguse kokkuleppeni. Nii et praegu peavad Ukraina miinijahtijad ootama koos ühismissiooniga Hormuzi väinas. Kuid nagu me oleme juba mitu korda näinud, võib Iraani konflikt hetkega muutuda, nii et me ei tea kunagi päris täpselt, mis kulisside taga toimub. Ja kui see pööre tuleb ning Ukraina laevad suunduvad lahele, ootab neid ees palju probleeme, mida lahendada, ning see annab Putinile tõsise hoobi. See muudab kõike ning teeb Ukraina miinijahtijad riigi sõjategevuses Venemaa vastu hindamatuks. Aga enne kui sellesse süveneme, vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Alustame Iraani miinidest. Isegi kui USA ja Iraan jõuavad mingisugusele kokkuleppele, mis viib mõlema poole blokaadide lõpetamiseni Hormuzi väinas, jäävad probleemiks miinid, mille Iraan arvatavasti on juba veeteesse paigaldanud. Kui paljud kaubalaevad on valmis sõitma, kui nad ei tea, kas need miinid on eemaldatud? Probleemi muudab veelgi keerulisemaks see, et Iraan ise näib olevat üsna mugavalt unustanud, kuhu ta oma miinid paigutas. Seda väidab 10. aprilli New York Timesi raport, mille kohaselt oli Iraani hajameelsus põhjuseks, miks riigi režiim ei täitnud USA korraldust puhastada Hormuzi väin, et relvarahu saaks kehtida. Kui tõsiseltvõetavad Iraani väited tegelikult on vaieldav. Küll aga ei paista vaieldav olevat see, et Iraan on rahuläbirääkimiste lagunedes taas hakanud toetuma oma miinide paigaldamise strateegiale. 23. aprilli raportis väitis Axios, et Iraani islaamirevolutsiooni kaardivägi ehk IRGC on taas alustanud miinide paigaldamist, mis on selline eskalatsioon, mis ärritab USA-d ainult veelgi. Tõepoolest, IRGC tegevus näib juba olevat ajendanud Trumpi administratsiooni reageerima. NBC teatel on Trump andnud USA sõjaväele käsu tulistada ja tappa kõik Iraani paadid, mis avastatakse Hormuzi väinas või ümbritsevates veeteedes miine paigaldamas. Tundub, et Ukraina miinijahtijatel saab olema palju tööd, kui nad lahele jõuavad. Kui need alused kohale jõuavad, peavad nad tõenäoliselt tegelema 2 tüüpi meremiinidega, mida Iraan suudab paigaldada. Me teame, et Iraan on jätnud Hormuzi väina kaudu tee, mida saavad kasutada kaubalaevad, kes on maksnud teemaksu. Iraanil on ka oma laevad, mida ta tahab väinast välja saada, et müüa toodetud naftat oma klientidele. Mis puudutab ülejäänud väina, siis on see tõenäoliselt täis Maham 3 ja Maham 7 miine. Kumbki neist ei ole selline meremiin, nagu võiks arvata, et Iraan kasutab. Selle asemel, et nõuda laevalt otsest kontakti enne plahvatamist, kasutavad mõlemad akustiliste ja magnetiliste andurite kombinatsiooni, et tuvastada, kui laev on lähedusse jõudnud. Kui need andurid käivitavad, plahvatab miin automaatselt. Maham 3 puhul tähendab see, et 300-kilone ehk 661 naelane lõhkepea, mis võib olla kuni 100 meetri ehk 328 jala sügavusel vee all, rebib laevakere puruks. Maham 7 on veidi vähem võimas, kaaludes 220 kilogrammi ehk 485 naela.
see on samuti mõeldud kasutamiseks madalamas vees ning sellel on kooniline kuju, mis peaks tegema selle sonarile vastupidavaks. Mõlemad on ohtlikud. Ja hoolimata Iraani mereväele tekitatud kaotustest, teatab Guardian, et Iraanil on endiselt alles 80–90% oma väikelaevadest ja miinipanekualustest, mida ta saab kasutada Hormuzi väina miinidega katmiseks. Seega on selge, et Ukraina miinijahtijate saatmine lahte osutub kaubalaevanduse jaoks hindamatuks. Neid on vaja koos ülejäänud ühisoperatsiooni osalistega, kelle hulka nad kuuluvad. Lisaks võivad laevadel, mille Ukraina sai kuninglikult mereväelt, olevad eemaldatavad sonarid osutuda hädavajalikuks maha 3 miinide tuvastamisel, mis asuvad kusagil Hormuzi väina pinna all. Ainuüksi oma laevade saatmine on Ukrainale ja tema rahvusvahelisele mainele tohutu samm, nagu te varsti näete. Aga praegu on üks mees, kes on selle uudise pärast maruvihane. Ta on mees, kes on vaadanud olukorda Pärsia lahes rõõmuga, sest see on viinud naftahindade tõusuni ja tema riigi nafta järele on suurem nõudlus kui pikka aega varem. See mees on Putin. Ja ta on Ukraina plaanide pärast maruvihane. Sõda Iraanis ei saanud Venemaa jaoks tulla paremal ajal, sest 4 aastat sõda Ukrainaga on jätnud riigi sõjakassa peaaegu tühjaks. Sõda on olnud majanduslik kingitus Putinile, teatas Chatham House 10. aprilli artiklis, märkides, et Hormuzi väina blokaad on tühistanud sanktsioonide positiivse mõju. Need on langetanud 7 juhtiva riigi hinnalae Vene naftale $46 barreli kohta. See hinnalagi koos näiliselt rangema reageerimisega Venemaa varilaevastiku tankeritele hakkas mõjuma. 2026 aasta esimesel 2 kuul ainult veebruaris jäi Venemaal saamata umbes $1,5 miljardit naftatulu, võrreldes eelmise aastaga, ning naftaekspordi maht langes samuti 6,6 miljoni barrelini päevas. Siis algas operatsioon Eepiline raev. Iraani kehtestatud Hormuzi väina blokaad on viinud naftabarreli hinna taevasse, nii et ajalehe The Times hinnangul teenis Venemaa märtsi alguses oma naftamüügist lisaks $150 miljonit päevas. Putini poolt meeleheitlikult oodatud sõda päästev lisatulu oli saabunud ning Venemaa on püüdnud sellest võtta kõik, mis võimalik. Ukraina on selle väga raskeks teinud. Pidevad rünnakud Venemaa naftaekspordi sõlmpunktide vastu on oluliselt vähendanud Venemaa teenitavat kasumit. Siiski on selle olukorra matemaatika üsna lihtne. Mida kauem Hormuzi väin suletuna püsib, seda parem on see Venemaa naftamüügi jaoks. Nüüd peab Putin tegelema sellega, et Ukraina võtab Hormuzi väinas aktiivse rolli. Isegi kui blokaadid lõpeksid täna, loodaks Venemaa president siiski energiakriisist veel palju kasu lõigata tänu Iraani poolt paigaldatud miinidele. Iraan ei kavatse kindlasti neid miine koristada. Kui Ukraina selle pingutusega liitub, tehakse Hormuzi väin ohutuks veidi kiiremini, kui see muidu oleks olnud. Naftabarreli hind langeb. Ei lähe kaua aega, kuni Venemaa leiab end taas samast kohast, kus ta oli 2026 aasta alguses. Putin vahutab samuti vihast selle sümboolse sõnumi pärast, mille Ukraina samm Venemaale saadab. Ukraina pole saanud oma miinijahtijaid Mustal merel kasutada. Türgi on selle taganud. Kuid Türgi täielik keeld sõjalaevade läbipääsuks tema kontrollitavatest väinadest tähendab ka seda, et Venemaa ei saa täiendada oma vaevlevat Musta mere laevastikku. See laevastik on kaotanud umbes 1/3 oma laevadest ja on sunnitud taanduma oma Krimmi peakorterist. Kõik sellepärast, et Ukraina leidis viise selle hävitamiseks, ilma traditsioonilisi laevu kasutamata. Rakettide, droonide ja mehitamata pinnalaevade tõttu on Venemaa laevastik Mustal merel peaaegu tähtsusetuks muutunud. Saates oma miinijahtijad Iraani, annab Ukraina Putinile mõista, et tal pole neid vaja selles veekogus, mis mõjutab Ukraina sõda rohkem kui ükski teine. Türgi otsus ei oma tähtsust. Ukraina saab kahjustada Venemaa sõjapingutusi, saates oma miinijahtijad tuhandete kilomeetrite kaugusele, kasutades võimekust, mida Putin ei osanud Ukraina sissetungi alustades ette näha. Ukrainal pole isegi Mustal merel laevu vaja, et muuta Putini laevastik kasutuks. Ukrainal on merevägi, mida saab kasutada üle kogu maailma. See toob meid kenasti selleni, mida Ukraina samm tähendab Ukrainale endale. Seda, et Ukraina teeb kõike seda koos Euroopa riikide rühmaga, ei saa tähelepanuta jätta. See on Ukraina üleminek abisaajast mõjukaks tegijaks, kes suudab koos oma liitlastega töötada ja avaldada tõelist mõju maailma areenil. Venemaa lõi lõpuks sõjalise koletise erisõjalise operatsiooniga, mis pidi kestma vaid mõned päevad. Ja Ukraina kasutab seda fakti, et luua sügavamaid sidemeid oma Euroopa liitlastega kui kunagi varem. Ja kuigi pole täpselt selge, kuidas Euroopa riikide planeeritav missioon hakkab töötama koos USA vägedega Pärsia lahes, eriti pärast seda, kui Donald Trump nimetas NATOt pabertiigriks ja käskis organisatsioonil väinas eemale hoida, mõjub Ukraina valmisolek laevu saata tõenäoliselt USAs hästi. Donald Trumpi sõnumid on Hormuzi väina osas olnud vastuolulised. Mõnikord ütleb ta, et USA ei vaja ega taha abi.
Teistel kordadel, nagu nägime varem aprillis, seab Donald Trump Euroopale tähtajad, et nad sekkuksid. 24. aprilli seisuga väitis Donald Trump, et USA-l on täielik kontroll Hormuzi väina üle, kuigi Iraan teatas, et on hõivanud 2 konteinerlaeva. On selge, et olulises Pärsia lahe veetees valitseb endiselt kaos. Ukraina miinijahtijate kaasamine koos Euroopa laevade ja võib-olla ka USA rahuvalvemissiooniga aitaks seda kaost vähendada. Ja Ukraina jaoks ongi asi selles. Kui Hormuzi väin täielikult avaneb, saab Venemaa haiget, sest naftahinnad langevad. See kõik on osa kurnamistrateegiast, mida Ukraina on Putini vägede vastu aastaid rakendanud. Ainult et nüüd tehakse seda ulatuses, mida keegi poleks osanud ette näha. Putin arvas, et tal õnnestub hoida Ukraina sõda piirkondliku konfliktina. Ukraina muudab sõja globaalseks, lahendades probleeme tuhandete miilide kaugusel oma territooriumist. Kõik selleks, et kahjustada Venemaad ja tugevdada selliseid liite, mis muudavad Putini plaanid Euroopa suhtes mõttetuks. Ja siis on veel Ukraina uus positsioon Pärsia lahe piirkonnas. Ukraina ja mitme Pärsia lahe riigi vahel on sõlmitud aastakümneid kestvaid kaitselepinguid. Ukraina miinijahtijate saatmine Pärsia lahe piirkonda süvendab koostööd riigi ja tema uute partnerite vahel ning kahjustab Venemaa mõju Lähis-Idas. On tekkinud ootamatud liidud ja Ukraina valmistub saama Pärsia lahe piirkonnas oluliseks tegijaks aastateks. See on julge samm ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et olla kursis Ukraina viimaste sammudega, mille eesmärk on saada üheks maailma mõjukaimaks sõjaliseks riigiks. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!